Tere! Mina olen Irina, vaatate kanalit Lohe loeb. Tänases videos tahan ma natukene rääkida, mis juhtub siis, kui lugeda ei saa. Tahaks, oled valmis, kõik võiks sujuda hästi, plaanid on suured, unelmad on suured, raamatuvirnad on suured, aga lugemine lihtsalt ei edene. Mind tabas totaalne lugeja plokk aprilli keskel ja see kestab suht edukalt siiamaani. Ma olen saanud natukene lugeda, aga sellist korralikku süvenemist ühesse raamatusse ei ole toimunud. Ma ootan ikka veel, et see üle läheks. See läheb, kui kiiresti, seda ma paraku ei oska öelda. Et asjas natuke selgust saada, otsustasin internetis uurida, millised on nipid, mida soovitatakse, et lugejablokist vabaneda. mentalfloss.comis on selline väikene 8 punktiga nimekiri, mis annab väikseid vihjeid ja õpetab natuke, kuidas oleks võimalik lugejablokist lahti saada. Ma siis lugesin ja vaatasin ja mõtlesin, et võiks ise ka kommenteerida neid mõtteid, mis sinna on kirja pandud. Need on väga head mõtted, ma loodan, et üks neist sobib ka mulle ja toimib, aga katsetamiseni ma pole veel jõudnud. Alusta väikselt. See on kasulik mitte ainult lugejablokis olevale lugejale, vaid ka lihtsalt inimesele, kes ei ole väga suur lugeja ja ei ole väga palju raamatuid läbi lugenud. Nimelt ei maksa endale võtta suuri tükke. Minu selle aasta üks plaan on läbi lugeda Don Quixote, aga ma ei hakka seda praegu lugema, sest ma tean, et ma ei saaks sellega hakkama. Soovitatakse alustada väikeselt, lugeda mõni väike lookene, mitte midagi suurt, mitte midagi ülipaksu, ei võta ette Sõda ja rahu või Jumala eest tõde ja õigust. Lihtsalt alusta väikselt, ma olen sellega väga nõus, ise peaks ka seda proovima. On soovitatud proovida lugeda kas novelle või mingeid jutukogumikke. Eriti hea, kui on erinevate autorite jutukogumikud, sest siis saab teada, kes sulle sobib, kes ei sobi. Mina loeksin pigem läbi sellised üksikud novellid, sest ma jutukogumikke väga lugeda ei armasta. Eriti, kui seal on erinevad autorid või isegi kui on sama autor, minu probleem on selles, et kui jutukogumikus on, ütleme, 10 lugu, ma alustan ja selleks see hetk, kui ma jõuan lugudega lõpule, neid alguse lugusid ma enam ei mäleta. Mitte väga täpselt. Kui ma neid uuesti lugema hakkas, mul on, see on see, jah, õigus, jah, sobib. Tean küll, mis see on. Aga raamatu lõpus ilma tagasi lehitsemata mina esimesi lugusid enam ei mäleta. Nii et võib-olla lihtsalt võtta kätte ja lugeda 1 või 2 novelli või 1 või 2 jutukest mingist kogumikust läbi ja nautida seda lühidust ja mitte mõelda paksude suurte raamatute peale. Soovitatakse proovida minna eemale sellest žanrist, mida sa oled seni lugenud. Minu puhul ma tean, et see toimib, sest ma olen ka varasemalt olnud lugejablokis ja tavaliselt minu puhul aitab see, kui ma loen näiteks, lähen üldse ilukirjandusest välja ja loen midagi populaarteaduslikku või mõne biograafia või midagi sellist. Et muuta žanri, kuna mina olen viimasel ajal väga palju lugenud just fantaasiat ja noorte fantaasiat, siis tegelikult ma arvan, ma peaksin võib-olla lugema kas krimi või midagi sellist, mida ma tavaliselt kätte ei võta, aga mis võib minu blokist välja raputada. Et ma arvan, et ma katsetan võib-olla selle žanri vahetusega ühena esimestest.
Neljandaks, nagu lugesite, huvitav soovitus pärineb John Sutherlandilt lugeda esmalt lehekülg 69. Iseenesest pole tegelikult, ma arvan, ükskõik milline lehekülg raamatust natukene edasi ja vaadata, kuidas see stiil sobib. Ma ise tavaliselt loen lihtsalt esimese lehekülje läbi ja vaatan, kas stiililiselt sobib, kas lugu tõmbab mind või ei tõmba. Aga no, kui on soovi lugeda lehekülg 69, siis palun lugege lehekülg 69. See on üks lihtsamaid asju, mida proovida tegelikult, nüüd ma arvan, et ma katsetan ise ka selle ära. Eks näis. Vot see 5. soovitus on minu puhul väga oluline, sest mina kipun ennast sunniviisiliselt raamatust läbi närima. Kui ma tunnen, et raamat mulle ei meeldi, aga ma olen teda juba piisavalt palju lugenud, siis ma ei jäta teda pooleli. Ma võin jätta raamatu pooleli, kui mul on loetud alla 50 lehekülje. 50 lehekülge on minu jaoks see piir, mille ma panen, et olla kindel, et kas ma loen siit. Kui ma olen lugenud üle 50 lehekülje, siis ma enam raamatut pooleli jätta, olgu see raamat kas või 1000 leheküljeline. Aga kui on alla 50 lehekülje, siis ma võin veel pooleli jätta, kui ma tunnen kohe, et see mulle ei meeldi. Aga ma arvan, et ma peaksin rohkem raamatuid pooleli jätma, sest et on päris palju selliseid, millest ma olen ennast läbi närinud sunniviisiliselt ja mis on lükanud mind tegelikult lugeja blokki. Sest et pärast sellist jubedat lugemist ei taha kohe üldse midagi muud lugeda. Ja ma arvan, et see on tegelikult igale lugejale oluline teadmine, et mitte keegi ei sunni sind raamatut läbi lugema. Kui sulle ikka raamat ei istu ja ei meeldi, siis sa võid selle raamatu pooleli jätta ja sellest ei juhtu mitte midagi. Maailm ei lõppe ära, raamatud raamatud ei solvu, autor ei solvu. Nii et sama hästi võib raamatu pooleli jätta, kui see sulle tõesti ei meeldi. Audioraamatute kuulamisega minul on sellised kogemused, mina tavaliselt kodus audioraamatut ei kuula. Audioraamat on minu jaoks see raamat, mida ma kuulan, kui ma käin jalutamas, kui mul on mingi pikem sõit kuhugi. Ja ma küll saan sõites ka, bussiga sõites, mitte ise, ma ei juhi autot, mul ei ole juhilube, aga bussiga sõites või kellegagi koos kuhugi sõites ma olen täitsa võimeline raamatut ka liikuvas transpordivahendis lugema ja mul ei hakka halb ega midagi. Aga audioraamat on siiski üks variant ja eriti hea variant on siis, kui sa tõesti käid jalutamas ja liigud jalgsi kuhugi. Punktist A punkti B, paned audioraamatu käima ja ei märkagi, kui oled juba ühe raamatu läbi lugenud. Ja seal saab ka reguleerida näiteks seda lugemiskiirust, et kui sa suudad kiiremini järgi pidada sellel, mida räägitakse, siis sa ei pea selle kõige aeglasema lugemiskiirusega tegemist tegema, vaid paned natuke kiiremaks ja raamat saab kiiremini läbi. Nii et jah, jalutades, kõndides, liikudes on audioraamat väga hea. Kodus ma siiski eelistan lugeda paberil seda vanaaegset raamatut. See konkreetne punkt on ka minu jaoks väga tähtis. Tavaliselt, kui ma otsustan, et ma nüüd loen ja mind ei tohi miski segada, siis ma lülitan mobiili hääletuks ja siis mul kogunevad sinna igasugused chati lugemata sõnumid ja asjad. Aga jah, tehnoloogia on halb. Üks asi, mida ma tavaliselt siiski teen, ma ei lülita päris kogu tehnoloogiat välja. Mulle meeldib taustamüra. Mis tähendab, et ma tavaliselt leian YouTube'is mingisuguse stiilis lugemise playlist, midagi sellist playlisti ja panen ta vaikselt taustal mängima. Et siis ongi selline hea õhkkond, on natuke muusikat ja lugemist ja tunned ennast väga hästi. Aga jah, kui sa oled selline nagu mina, keda tavaliselt igasugused blingivad mobiilisõnumi teavitused häirivad ja panevad kohe mobiili kätte võtma, siis soovitan see hääletuks panna või välja lülitada ja rahulikult lihtsalt pannagi endale kas või tunni aja pärast äratus, et tund aega puhtalt lugemiseks. See tõesti
aitab. Vähemalt minu puhul. Välja arvatud juhul, kui raamatus on väga palju tegevuskohti, mis on reaalsed ses mõttes, kuna ma väga armastan kaarte ja üldse selliseid geograafilise punkti või arhitektuurilise hoone, ma jään segast. Igatahes, mulle meeldib guugeldada. Et kui raamatus toimub, viimane on nüüd London, mida ma lugesin, millest ma olen juba varem mitu korda rääkinud, aga Londonis ma guugeldasin kirikuid, ma guugeldasin tänavaid, et näha nagu sellist visuaalselt, milline see välja võis näha või milline see on tänapäeval, et nagu mingisugune pilt silme ette saada. Sel juhul on tehnoloogiat väga raske, sest et kui ma loen, siis mõtet on asja meelde jätta, et okei, ma lugesin selle kohta, et siis kui ma lugemise ära lõpetan, siis ma vaatan. Et kirjapanemine võtab veel kauem aega, nii et ma lihtsalt siis võtangi mobiili ja guugeldan ja siis ma märkan, et mulle on tulnud sõnumid ja siis on kõik kehvasti. Aga jah, et siiski soovitan tungivalt, et kui on võimalik siis tehnoloogiast hääletuks panna, välja lülitada. Muusikat ma luban, sest ma ise kasutan seda päris palju. Ja lugeda head lemmikut ja vana lemmikut. Jah, minu puhul see tõesti toimib. Ma olen niimoodi päris mitmest lugejablokist üle saanud, eriti Harry Potterit lugedes, aga ka Matildat lugedes. Nagu ma ütlesin, need on ühed mu lemmikud. Meister ja Margarita on ka lemmik, aga seda ma päris lugejablokist üle saamiseks ei soovitaks ise. Ja ei kasuta. Aga Harry Potter või Matilda on nagu eriti suurepärane lugejablokist üle saamine. Ma arvangi, et ma seda nüüd loen lähiajal uuesti. See on arvatavasti päeva lugemine. Aga lihtsalt võtta kätte ja lugeda head lemmikud. Sa küll tead, mis seal juhtub ja sa tead, mis kõik toimuma hakkab ja sind tegelikult ei üllata mitte miski. Ja võib-olla see ongi see hea, et sind ei üllata mitte miski. Sa tead, mis tuleb, sa tead, mis toimub, sa tead tegelasi, sa tead dialoogi. Ja sul on lihtsalt hea taas kohtuda vanade sõpradega. Nii et kui teil on oma isiklikust kogemusest mõned nipid, siis palun kommentaaridesse võib neid lisada, et kuidas saada üle lugejablokist, kuidas sundida, sundida on halb sõna, kuidas panna ennast jälle lugema. Mina olen ma olen peaaegu väljas oma lugejablokist, aga ma arvan, et päris paljud on veel seal sees. Oleneb, kellel kuna see toimub. Minul tavaliselt lugejablokk tuleb vähemalt kord aastas. Ma arvan, et see võiks olla täitsa tavaline lugemist arvastavate inimeste puhul, et vahepeal lihtsalt ei suuda, ei taha, ei saa lugeda. Ja selle jaoks on nüüd teil võimalus, minu võimalus oli, ma rääkisin Mental Flossi abil 8 punkti, mida siis saab lugejabloki ravimiseks kasutada, aga kui teil on omad nipid, omad väljakujunenud harjumused, kuidas sellise lugejate seas suure probleemiga tegeleda, siis ootan soovitusi. Loodan, et teil läheb lugemine märgatavalt paremini kui minul. Ma loodan, et varsti läheb mul lugemine sama hästi kui teil ja suve alguseks ma ikkagi suudan sellest häirivast olukorrast välja tulla. Aitäh, et te minuga olite. Vabandan, et video ilmumine võttis nii kaua aega, aga mul tõesti ei olnud tahtmist lugeda ja uue video väljamõtlemine selles olukorras on natuke keeruline. Loodan, et teie ilm on kena, et päike paistab ja et lugemine edeneb. Aitäh, et minuga olite ja järgmise korrani!